Hei, ma tean, ma olen täna juba postitanud, kuid kui ma olen sõiduvees, siis ma olen sõiduvees. Ja kui ma tunnen, et mu hing tahab edastada midagi olulist, mis võib väga nii mõnelegi mitmele olla abiks, siis ma seda teen. Siis on see on selline joondumine, et nii aeg, koht kui ka inimesed on õiged ja sõnum on õige, siis on seda vaja teha. Ja ma tean ka, et miks ma seda teen, on sellepärast, et väga paljudel on sarnane muster. Täna oli siis mul üks klient, kes tuleb ka seansile. Ta valis need küsimused, eks ju, 1–3 küsimust. Ta sai sealt väga palju selgust, energia vabanemine, kuid seal oli ka üks niisugune nagu sisemise lapse või varjutöö, mida siis tagantjärgi seansil ka tulla tegema. Ja tänu temale ma seda infot jagan teistega, et ka teised mõistaksid esiteks ühte asja. Ma ei lähe detailidesse, lihtsalt ma tahan tuua ühte üldist asja, millega väga paljud vanemad tegelikult tänapäeval muretsevad. Ja nad ei tea, milles on asi. See, et nende lapsed võivad, täiskasvanud lapsed ja lapselapsed võivad minna, kuidas öelda, eemalduda neist äkitsi. Minna kas reisile või siis eemalduda teise linnu Eestimaa otsa. Ehk natukene võtavad aega ja ruumi, et olla endamisi. Ja sellega tekib häirekell kohe nendel vanematel. Mu laps ei armasta mind, ta hoopiski, ma ei tea, vihkab mind, ma ei olegi tähtis. Ühesõnaga, nendel vanematel hakkab suuresti nende enda haavatud sisemine laps pead tõstma. Ehk siis see ongi elumeetod, see ei ole loodud ei kellegi inimese poolt, see ongi elu poolt loodud, meie hing on ise niimoodi valinud, et niimoodi me saaksime rohkem vaadata enda sisse. Sest tegelikult miks elu õigemini paigutab või suunab meie või nende inimeste lapsed ja lapselapsed eraldus, on sellepärast, et nemad saaksid oma asju protsessida ja vaadata ja elada oma elu. Ja vaata, see ongi see, et kui liiga palju olla ninapidi koos nende mustritega, mis on võib-olla põlvest põlve kandunud, siis see lihtsalt automaatselt kandub edasi. Aga kui sa eraldad ennast ja lood omad reeglid, omad tingimused, omad vaated, omad traditsioonid, siis see on väga eluterve. Ja elu tõmbabki vahel ära, et meie lapsed ja lapselapsed automaatselt ei võtaks üle neid mustreid. Ja siis see ongi see eraldumine elu poolt, nii-öelda juhuste kokkulangevus ja juhuste jada ongi selleks, et see inimene saaks vaadata enda sisse. Ja kui ta avastab enda sees, kõik need emotsioonid ja tunded tulevad ülesse läbi selle, see ongi selleks, et vaadata enda sisse ja sa saad olla nagu nii-öelda oma suguvõsas kangelane, kui sa seda teed, et saad enda sisse, sa väärtustad esiteks ennast sellega, sa ei koorma oma järeltulevaid põlvesid, vaid sa võtad vastutuse. Ja kui sa vaatad enda sisse, siis sa mõistad, et ma ei olegi ainukene. Enne mind on ka selline muster olnud ja ma tean, kust see tuleb, ma vaatan sinna. Ja pane tähele, et siis su lapsed ja lapselapsed iseeneslikult tahavad tegelikult kohtuda sinuga. Neil on sinuga hea ja kerge. Nad ei pea kandma nii ei enda hingeõppetunde ja veel sinu omasid ka automaatselt, energeetiliselt, isegi kui sa ei kanna neid üle. See juhtub automaatselt, aga hea on olla sellest teadlik ja seda iseendas vabastada. Sellega sa teed väga suure teen endale ja tegelikult ka oma järeltulevatele põlvedele ja kõigil on hea. Et pane tähele see, et selline nagu mingi lõpp võib olla uus algus, uue elustiili kvaliteedi algus, mingi tee algus ja see on selline väärtus, eks ju, ja see oleks suureks abiks ja mul on nii suur rõõm seda näha,
et seda päris paljud tunnevad huvi selle vastu. Ja see ongi see, et see kurbus, mure või nutusus, kui keegi lahkub või see on ka nagu lein, eks ju, et see eraldumine nii-öelda, see on ka nagu lein, eks, teatud mõttes elu muutus. See võib ollagi hoopiski uue kvaliteedi algus, see ei tähenda lõppu. See tähendab lihtsalt, et vahepeal on vaja korrastada mingeid asju, selgust saada ja see ei olegi kellegi vastutus, kui vaid meie oma. Ja see võib luua nii palju rõõmu, kui sellega vahepeal nagu vaadata. Rõõmu ja kergust ja ma näen, et juba selline isegi see ainuke kaardi lugemine tegelikult nii palju aitas vabastada inimesel mustrit, mida ta varem oli nagu ummikusse jooksnud. Nii palju ebaselgust tuli, väga paljud valed välja ja nii edasi. Või ülemõtlemisest tekkinud mingeid arusaamatusi. Et see on nagu väga hea vahel selgust luua, see nagu palju kergem on edasi minna. See on ka osa leinaprotsessist või elumuutuse protsessist, kui seda nagu tunda uudishimu selle vastu, et miks on nii, kus on nii, mida mina saan ära teha ja nii edasi. Ja see on normaalne, et noored käivad vahel Eestist ära või eralduvad, distantseeruvad vahel. Nad alati tulevad tagasi, vaata, Eesti on juba selline koht lihtsalt, kus on niisugune nagu ürgne tõmme, on ju, ja loodus ja kõik juba, eks. Aga selline tuulutamine võib loksutada nii mõndagi paika, endale aja võtmine, see on väga okei ja eluterve tegelikult. Et midagi ei ole halvasti, keegi ei ole mitte piisav ega midagi, vaid vahel on praegustel põlvedel on väga raske, kuna emotsionaalset intelligentsust, lähedust, mõistmist ei olnud eelnevatel põlvedel. Seega nendel praegustel põlvedel on väga suur koormus eelmiste põlvedelt seda kanda. Ja kuna neil on ka endal mustreid, mis on oma lastega ja iseendaga, sest nemad ka peavad seda defitsiiti kuidagi tasakaalustama. Ja siis, kui nad kellegi teise oma ka peavad võtma, see on aus vastus, ma pean sinuga aus olema. Et kui sa armastad seda oma lapsi ja lapselapsi, siis sa mõistad, mida ma räägin. Siis sa saad aru, siis sa ei tunne süüd, sa ei süüdista ka, vaid sa lihtsalt mõistad ja sul on selgus ja sa tahad nagu sa hakkad kuskilt pusima. See on tõeline armastus, tahan ma öelda. See on tõeline armastus ja hool. Sa vähendad koormust nii iseendal kui ka teistel, sest tema ju püüab seda oma lastega teha nii, mis on automaatselt üle kandunud, just nagu sul on automaatselt üle kandunud. Ta mõistab seda, et sa saab sellest aru. Aga lihtsalt it's too much sometimes. You need to take a break. You need to lihtsalt, sest tänapäeva inimesed või noored, nad ei taha draamasid. Nad tahavad luua, nad tahavad rahu, nad tahavad küllust, nad tahavad kergust, rõõmu, tunda, emotsionaalset elamusi, tasakaaluks sellele, mis on eelnevatel põlvedel või keskkonnas olnud siin, eks ju, siin keskkonnas. Ja see on ju eluterve, seda tuleb toetada, sinna tuleb panustada, et see nii oleks. Et see on mu mõte ja keegi ei ole siin süüdi ega keegi ei ole kellegi vastu, vaid kui selline olukord on tekkinud, et distantseerutakse, siis see tähendab seda, et püütakse luua tasakaalu iseendas ja võetakse vastutus iseenda ja oma ümbritsevate vastu, kui see draamakoorem või mingid niisugused on läinud liiga nagu, kuidas öelda, kaosaliseks, et parem on luua oma ruum ja kasvada ja nautida seal. Ma usun, et igaüks väärib seda. Ja kui asjad on rahunenud või settled, siis see taaskohtumine on kõigile tore ja nii edasi. Et isegi kui sa ei näita välja, et sul mingi muster on, siis tegelikult tänapäeva noored
lapsed ja lapselapsed tunnevad seda energeetiliselt niikuinii. Isegi kui sa teed head nägu, isegi kui sa varjad midagi, isegi kui sa ei tee mingeid varjutöid või sisemise lapsetööd, kurbus, see on tuntav niikuinii. Ja mitte ainult tuntav, vaid ülekantav, kui seda ei osata märgata, ei ole teadlik ja nii edasi. Ja see on kollektiivselt nii. See on basically kõikjal on nii. Hea on teada seda lihtsalt. Et see, kes armastab, see panustab sinna. Iga üks panustab, siis on palju kergem, kui mõlemad pooled panustavad. Et praegu ongi selline aeg, kus kõik emotsioonid ja tunded tulevad ülesse. Ja kerge on teisi süüdistada, aga austage ka teineteise seda piiri ja väga tihti noored võtavad üle armastusest, lojaalsusest teiste mustreid, kuid see tegelikult ei ole õiglane ja see on parim investeering või pärand, kui vanemad või vanavanemad tegelevad sellise asjaga, et niisugused asjad ei kanduks üle. See on parim kingitus. See on nii väärt kingitus, see on beautiful, see on õnnistus. Aitäh kõigile, kes seda teevad, see on imeline. Ja ei ole solvunud, vaid tõesti teevadki, küsivadki, uurivadki, vaatavadki enda asju ka. Et see on nii ilus. Aitäh sulle. Nägemist.